Vahel tuleb ette, et meil on vaja reisida ja siis tuleb välja mõelda, kuhu oma lemmikloom jätta. Üks variant on ta viia loomahotelli. Teeme kohe selgeks, mis asutus see loomahotell selline on. Mida endast see loomahotelli teenus kujutab? Loomahotelli teenus on mõeldud inimestele, kes soovivad minna näiteks reisile ja muretsevad oma lemmiku pärast ja seda ei ole jätta mitte kuhugile. Tahaks öelda, et see loomahotell on siiski kõige viimane variant, kuhu oma lemmik tuua. Kõigepealt peaks läbi mõtlema kõik sugulased, tuttavad, sõbrad ja kas nemad ei oleks nõus lemmikut hooldama ja alles siis tuua koer hotelli. Mis tähendab seda, et see ei ole halb variant loomade jaoks, on ka väga hea variant. Kuidas see lemmiklooma argipäev siin hotellis välja näeb? See on täpselt nagu omanik soovib. Täpselt nii palju kordi me jalutame koeraga, kui omanik soovib, täpselt sellises koguses anname sööki, nagu omanik soovib ja püüame igat pidi olla tema lemmikule meele järgi. Tihti on hotelli töötajad need, kes keelduvad mõne kas siis natukene napsutanud või muu kliendi teenindamisest. Kuidas loomahotellis on? Kas siia võib nüüd iga looma tuua? Loom peab olema terve, loom ei tohi olla indlev, loom ei tohi olla tiine. Esmalt peab läbima loom tervisliku kontrolli veterinaari juures, kes siis hindab tema tervislikku olukorda ja vastavalt sellele annab välja tõendi, mille järgi me siis otsustame, kas võtta loomahotelli või mitte võtta. Arst kontrollib siis looma tervislikku olukorra, kus kohast kas kõrvad, silmad, kõht, kas tal on mingid valuvaistinguid ja kui selliselt mingi probleem, silmnähtavaga probleeme ei ole, siis saab rohelise tule tulla hotelli. Missuguseid loomi siia loomahotelli üldse tuua võib? Meil on mõned kliendid, kes on pakkunud meile tuua koguni hobuseid, aga üldiselt on koerad, kassid, väiksemad närilised, kõige eksootilisem oli üks väikene hiir, kes elas meie juures 3 nädalat ja jäneseid on meie juures ka olnud. Millega nende loomade päevad siin sisustatud on? Põhimõtteliselt jalutamise, söömise ja omanike järgi igatsemisega. Mis siin loomahotellis ära teha saab, et see külaline ennast võimalikult hästi tunneks? Üldiselt on niimoodi, et kui see külaline nendes puurides ja jalutuskäikudega päriselt ei lepi ja tahaks midagi enamat saada, natukene võib olla hoolt ja hellitust, siis kõik meie maja töötajad on nõus alati pakkuma seda. Et loomad oleksid rahulikumad, oleme vahetevahel võtnud neid koguni poodi kaasa, samuti ka kontorisse. Ja loomad nagu rahunevad, siis nad saavad olla inimese juures ja nii, et iga juhul võib olla omanik kindel, et tema loomaga on kõik korras. Aga kas teil on olnud sellist olukorda ka, kus te ikkagi ütlete omanikule, et leidke nüüd mingi teine lahendus, et see koer pureb töötajat näiteks või midagi sellist, et see loomadega töötamine looma stressi olukorras, et see pole ju alati inimesele ohutu? On olnud olukordi, kus loom on rünnanud meie hotelli töötajat ja sel juhul meil on selles lepingus kirjas punkt, et me helistame kohe kas siis omanikule või siis omaniku sõbrale, kelle number on samamoodi selles lepingus kirjas ja teatame, et loom on ohtlik meie töötajatele ja me oleme sunnitud ta siis hotellist eemaldama. Et just siis nagu nende üle käte läinud hotellikülastajatega päris inimese hotellid. Just, täpselt. Kuidas hotellis toitmisega on? Kas loomahotelli tooja peab oma toidu kaasa panema või on siin mingid erimenüüd või kuidas see käib? Üldiselt loomahotelli siis koera omanik toob oma toidu kaasa või ostab selle siit samast poest ja siis annab täpselt juhtnöörid, mismoodi seda loomad oleks toita. Täpselt selle järgi me juhindume ja niimoodi toidamegi neid. Mida peaks loomaomanik tegema, et tema koer siin ennast hästi koduselt tunneks? Kas saab mingeid asju kaasa panna talle näiteks? Ja mida rohkem on tal neid asju kaasas, millega ta on kodus harjunud tegelema, mänguasjad, kindlasti niisugune mugav ja tore pesa, kus ta on harjunud magama. Need täiesti kindlasti tuleb võtta kaasa. Aitäh sulle, Tõnu! Hea televaataja, kui on plaan minna reisile, siis esimese asjana brausi läbi kõik oma tuttavad ja katsu leida oma lemmikule hoidja nende seast ja siis, kui see ei õnnestu, tooda loomahotelli.